nii, kohe varsti lavale minek. Kuidas on emotsioonid? No, eks natuke mingi väike lavanärv on, aga arvan, et lähen sinna ja siis läheb hästi. Sa teid küll muusikat juba enne noortele bändil osalemist, aga kuidas selle osalemine on sinu elu mõjutanud? Lavakogemus on tulnud ja kindlasti see võistluskogemus. Ma pole varem nagu võistelnud laulmisega, aga see ongi see esimene kord. Aga kas on ka kontserdid juurde tulnud? Jaa, absoluutselt. Ja sellega seoses, kas on juba olnud fänne ka, kes tulevad sinuga rääkima eraelus? On küll tänavate peal on tuldud ja küsitud pilti ja autogrammi. Et siiamaani meeldivad fännid, mitte siuksed, kes jälitavad ja teevad pilte? Jaa, meeldib. Teatavasti oled sa pärit väga musikaalsest perekonnast ning kindlasti on nad sulle olnud sellel teel palju toeks. Aga kui sa kirjutad muusikat, siis kas su pereliikmed on ka mingil määral osa nende lugude loomeprotsessist? Kas nad aitavad sind? Niimoodi nagu aidanud laule pole, aga eks nad ikka annavad mingi näpunäiteid, kuidas paremini, et see on väga palju kasuks tulnud. Ja küsimus mind ennast väga huvitab on, et kui raske on kirjutada originaalset muusikat või kas sul on olnud selliseid situatsioone, kus kirjutad tuleb mingi hea meloodia või mingi kitarri, klaveri käik ja siis sa pärast mõistad, et see nagu kõlab täpselt nagu mõni muu lugu, mis sulle meeldib väga? Mul tavaliselt on nii, et ma kirjutan loo valmis, siis mul ütlevad sõbrad, et kuule, see on väga Ed Sheeranik, et siis tuleb seega mõtlema, et issand, võib-olla tõesti. Et võib-olla alateadvuses tekib nagu see, et mulle meeldib see rütm, mulle meeldib see heli, mulle meeldib need sõnad, on ju, ja siis pärast tuleb välja, et aga see ongi nagu väga Ed Sheeranik. Aga kas sellest on kuidagi võimalik eemale ka saada sellised mõjutustest? Jaa. Okei. Ja see on küll väga kaugel tuleviku küsimus, aga kas sa oled mõelnud selle peale ka, et ütleme, et sa kirjutad oma muusikat ja ütleme see näiteks väiksema ringkonnale inimestega, kellele see meeldib üldiselt, et kas sa oled mõelnud selle peale ka, et nii-öelda meeldib laiemale publikule, et sa teed sükest rohkem mainstreamimat muusikat, mis läheks neile peale, et nii-öelda mõnes mõttes nagu, kas sa oleksid tulevikus valmis sell-outima ennast? Et muutma? Jaa. Ma olen väga palju mõelnud selle peale, aga ma arvan, et mitte. Ma jään siiski iseendaks ja teen seda muusikat, mis tuleb minu südamest. Okei. Ja mida sa ütleksid oma kuulajatele, fännidele? Nautige just täna ja seda muusikat, mis täna siit tuleb. Jah, ja see on kõik. Aitäh! Aitäh!